Aitäh ja rõõm on alati olla viimane. Mina olen Merilin Piipu ja annan sõna heale kolleegile. Ja, mina olen Sander, et segadustes ei oleks, eks ole. Võib video peale panna julgesti. Me siis räägime ühest projektist, millega me oleme paar viimast aastat pusinud ja nüüd sel suvel siis finišeerusime. Ja tegelikult on selle juttu olnud sellest, et Pagari tänav ühte võiks mingil moel muuseum tulla või mingil kujul päris pikalt. Eriti hoogsalt räägiti seda seal eelmise kümnendi lõpus, kui oli suur majanduskriis ja Vabariigi valitsus oli sunnitud hoone maha müüma. Aga õnneks siis oli ostumüügi klauslis selline punkt või ostumüügi lepingus selline klausel, et arendaja peab siis osa hoone keldrist jätma muuseumile. Ja sellest on siis ka pärast seda ikka aeg-ajalt tagasi tuldud, ka Mirjam on kommenteerinud meediale, andnud infot, millal siis see juhtub, aga siis sel aastal see tõesti juhtus. Ja tegelikult, kui me laiemalt vaatleme ju lähiajalugu, siis pärast teist maailmasõda on Euroopas vähemasti saanud ikkagist mälestus- ja mäletamiskohtadeks kohad, kus inimsus sõna otseses mõttes jalge alla on tallatud, et kui me vaatame pärast esimest maailmasõda, siis pigem on sellised võidukohad, need sümboolsed kohad, aga nüüd on ikkagist üle Euroopa avatud neid kohti, mis panevad mõtlema inimlikkuse üle laiemalt. Räägin natukene sellest protsessist. See polnud mitte kerge, nagu kõik muuseumi inimesed siin saalis teavad. Alati on avamine tähendab mitut magamata ööd, nädalat ja kuid, et nii nagu teistel oli ka meil. Kõigepealt alustaks siis sellest, et nii nagu kõik suured ideed saavad alguse tegelikult mingitest välja hõigatust poolikutest mõtetest, siis oli ka sellega, et Trivimi Velliste oli see, kes tuli meie meeskonna juurde ja ütles, et mis te arvate, kui mõtleksite selle peale. Meie muidugi noorte inimestena ütlesime, et jaa, kindlasti mõtleme, paneme kirja. Ja panimegi kirja. Võib-olla isegi aru saamata, et seda peab ka tegema hakkama üks hetk. Nii ta oli, tegema tuli hakata ja idees sai küllaltki ruttu teostus, sest arendama me hakkasime isegi võib-olla natukene vähem kui aasta aega oli see intensiivne periood. Millest see siis koosnes? Suures osas siis plaanide kirjutamine, arvutamine. Meie muuseumi jaoks oli selge, et see peab olema ise majandav. See on ainuke võimalus meil seda avada. Samamoodi oli selge, et see tuleb ära teha väga väikeste ressursside, loovuse ja vabatahtlikkusega suures osas. Ja oli selge, et see tuleb ära teha kiiresti, mis tähendab siis tegelikult turismi hooajaks, mis samuti mõjutab väga palju meie tegevust siin Tallinna südalinnas. Järgmine planeerimisest suur protsess on ehitus. Huvitav asjaolu, et ehituse juures kõige raskemaks osaks sai olema siis sissepääsu rajamine. Et ei soovita ühelgi muuseumil hakata ümber ehitama alajaama. See ei ole mitte lihtne protsess, et Pikal tänaval, kus on siis täna kongidesse sissepääs, asus Elektrilevi alajaam ja sissepääsu rajamiseks tegelikult tuli terve alajaam moderniseerida, mis oli oma ette huvitav, aga samas väga-väga bürokraatlik protsess ja selle aja jooksul, kui me neid asju ajasime, jõudis 3 inimest vahetuda Elektrilevis ja me pidime kogu uute inimestega suhtlema ja neid küsimusi lahendama. Ja muidugi ehituse juures siis veel välja tuua ka suvine periood ja väike objekt, et sellisel objektil on tihtipeale väga raske leida ehitajaid ja eriti kui Eestis käib väga suur ehitusbuum. Lisaks siis oli tegemist ka muinsuskaitse all oleval objektiga, nii et ka läbirääkimised muinsuskaitsega ja erinevalt pidi siis koostöö. Mis oli muidugi tore selle kõige juures raskuste kõrval, oli see, et nii ehitaja kui muinsuskaitse, kusjuures ka Mupo lubas meil tasuta parkida viimased 2 ööd seal, sest me selgitsime neile, kui olulise objektiga on tegemist. Et kõik tegid seda hingega ja aeg ei lugenud ka rahanumbrid, et tõesti inimestes oli olemas niivõrd suur missioon nii elektrikus kui ka kujundajas, et seda teha.
Lisaks ehitusprotsessidele tuli luua kahtlemata ka teenindusvaldkonna alaseid sujuvaid tegevusi, et alates kassasüsteemidest lõpetades kõikvõimaliku haldusega, et kõik see tuli tagada, et inimesed oleksid rahul, kui nad sinna tuleksid. Ja ka turundus, et me avasime selle tegelikult keset suve, mis on Eesti inimeste jaoks küllaltki keeruline aeg ja oli ka liiga hilja minna nii-öelda sihtturgudele reklaame tegema. Samas me käsitlesime tol hetkel Soomet ja natukene ka Rootsit justkui siseturuna, et kui nemad teevad otsus, et lähme järgmine nädalavahetus Tallinna, et võib-olla nad siis jõuavad ka KGB kongidesse. Ja turunduse ning kommunikatsiooni all ma tooks välja ka avamised, et me otsustasime teha esimese avamise eelkõige siis neile inimestele, kes on väga-väga kaua seda avamist oodanud, ehk siis represseeritutele, ka neile, kes on siis nendes kongides ise olnud ja nad olid väga-väga tänulikud, et see tänu nende silmis võib-olla andis ka meile jõudu seda teha. Ja teine avamine oli siis linnarahvale, kus siis käis kokku 12 tunni jooksul 1500 inimest, mis ületas igati meie ootused ja lõpus pidime meie hea giidi Aive tõstma lausa tooli peale, et ta üldse näha oleks seal tänaval ja sisse ei mahtunud ju ühegi giidituuriga tegelikult ära. Aga Sander räägib siis neljandast nii-öelda suurest plokist näitusest ja selle loomisest lähemalt. Jah, ma üritan hästi kiirelt teha, 30 sekundit on aega, aga eks see maja on hästi kirju ja omanäolise ajalooga, et ilmselt elumajade seast teist sellist Eestis ei leia. Algselt on ehitatud elumajaks, seal on Eesti esimene täidesaatev võimuorgan, ajutine valitsus pidas seal koosolekud märtsis 18, seal Laidoner juhtis Vabadussõda, seal oli sõjaministeerium, 91. aastast oli seal Eesti politsei peakontor, aga eks see meie muuseum räägib rohkem sellest tumedast ajajärgust, mis see maja ka endast sisaldab. Ta oli siis pikka aega NKVD hilisema nimega KGB peakorteriks siis okupeeritud Eestis. Näitus ise on meil hästi selline tagasihoidlik ja lihtne, et tegelikult meie see fookus oligi, mõte oligi see, et lasta rääkida just nendel seinadel, et need seinad ise on justkui mõnes mõttes sellised vaikivad tunnistajad, et nad on näinud, kuidas seal on kinni hoitud hulgaliselt Eesti ühiskonnategelasi, kultuuritegelasi, 2 Jaani on seal olnud, Kross ja Tõnisson näiteks, kedagi isikuna välja tuua. Seal on hoitud kinni teismelisi koolipoissi, koolitüdrukuid, seal on kinni hoitud vanaisad ja vanaemaid. Paljud nendest ei jäänudki ellu, et need seinad tegelikult sisaldavad endas meeletult infot ja me siis natukene ka loodame, et külastajad selle piskuga, mis me nendele sealt infona allame, et ehk nende mõttemaailmad natukene siirduvad sinna suunas, et parafraseerides Lennart Meri, et loodetavasti need ajad enam kunagi ei kordu, et see ajalooks, mis on juhtunud. Me käsitleme neid konge kui osakest oma uue peamaja uuest püsiekspositsioonist, täiendavad siis inimsusvastaste kuritegude teemaruumi seal ja need on sellised suhteliselt tagasihoidlikud. Mis me võib-olla nimena veel korra ma võin ka öelda, et mis on ka seal ekspositsioonis, me natukene oleme seda läbi mänginud ja veidi veel lähiajal mängime juurde, et tegelikult meil oli ka korra käis laualt läbi mõte kasutada nimes paragrahv 58, et see oli üks väga tõhus tööriist siis totalitaarse režiimi käes, et ega siis keegi ei istunud seal justkui ilmaasjata, eks ole, et alati oli leitud mingisugune paragrahv neil, et nagu Solženitsyn ütleb, et see paragrahv 58 on nii nüansirikas justkui Turgenevi vene keel. Et jah, aga see on meil protsess, võib-olla meie muuseumit iseloomustabki see 10 sekundit veel, et meil on nagu pidev protsess, me oleme justkui liikuvas, et ka see kongid ei ole kindlasti valmis, oleme siin igal kuul natukene täiendanud näitust, meil on just käimas, me oleme hakanud pakkuma, meie kolleeg Aive on hakanud pakkuma seal muuseumitunde, alles eile me saime väga korraliku küttesüsteemi sinna lõpuks sisse, kui esimesed külmad olid. Et meil on jah, see selline protsess. Et selline ta on. Ja kes nüüd üle-eelmist mu nimekaimu Sandrit kuulas, siis ta rääkis sellest virtuaalreaalsusest, et me saame täna täitsa tasuta, et meil siin ka lähiajal jällegi täieneb selle ekspositsioon, see nüüd ei ole graafiline, vaid see on filmitud, aga kes nüüd tahab siis proovida, kuidas need imemasinad töötavad, siis võib tulla siia ette, me saame pakkuda, proovida. Säästab 3 eurot ka.
aga siis kokkuvõttes KGB kongide avamine meie muuseumile tõi juurde rohkem kui 20 000 külastajat sellel aastal. 10 000 külastajat lausa käis esimese kuuga ja meil oli ka väga-väga hea võimalus oma kogud viia tagasi nende õigesse asukohta, kui nii võib öelda, mida ei saa ka alahinnata. Aitäh!